Tere ja järgmisel nädalal tuleb Euroopa Parlamendis hääletusele üks väga kole ja pika nimega direktiiv, mille sisu on see, et sundida suuri netiplatvorme nagu YouTube, Google, Twitter, Amazon maha tõmbama postitusi, mis olevat rikkumas autoriõigusi. Ehk teiste sõnadega tuleb meil arvutisse panna nõndanimetatud filter, mis tundes ära ühe või teise sõna blokeerib postituse. Tegelik mõte on aga hoopis milleski muus. Mitte lubada esitada oma vaateid inimestel ja erakondadel, kes on Euroopa Liidu seisukohalt ebakorrektsed, levitavad nõndanimetatud vihakõnet või üldse euroülemustele lihtsalt ei meeldi. No lihtsa näite. Kuna ma tegin vihase märkuse ühele siinsele peavoolupoliitikule ja juhile ja tema vastas sellele fraasiga, milles süüdistas minu poolt kaitstavat erakonda fašismis, siis kukutaks ta selle uue süsteemiga läbi ka minu sõnavõttu. Sellepärast, et tema kasutas lollisti ja valesti sõna fašism. Meil Eestis püüti seda tsensuuri sisse viia 2012. aastal, kui valitsus püüdis halvata netivabadust omaaegse ACTA eelnõuga. Aga 1000 arvuti inimest tulid Vabadusplatsile ja meie Kristiina Ojuland ja Andrei Korobeinikuga tulime ka ja pidasime kõnet. Ja sõnavabadus päästeti tolleks korraks. Nüüd aga jälle sama jama ja samad inimesed. Tollane Eesti peaminister nüüd siis esindab Euroopa Komisjoni. Täna oleme Eesti saadikutest meie Yana Toomiga kahekesi hääletamas uue tsensuuri ja sõnavabadus vastase direktiivi vastu. Selles punktis oleme me ühte meelt piraadiparteidega ja teeme ka edaspidi kõik selleks, et sõnavabadus arvutites ikka alles jääks. Aitäh kuulamast!